Kas sina tead, kuidas kiiver töötab? Täna uurime koos järgi, kuidas kiiver, meie kõige väärtuslikuma osa, pea terveks jätab. Selleks, et seda mõista, siis meil on sellised mudelpead siin. Kanamunad, täitsa toored. Ja vaatame kõigepealt, mis juhtub, kui see pea kukub maha ilma igasuguse kiivripoolse kaitseta. Ma panen ta siia kilekoti sisse, selleks, et mitte segadust tekitada. Ning lasen kukkuda niimoodi silmade kõrguselt. 3, 2, 1. Kuulsime kraksu ning kui vaatame siia koti sisse, siis näeme, et muna on läinud katki. Nüüd, kui meil on kiiver peas, siis seda ei peaks juhtuma. Küll aga miks? Kiivrid koosnevad tavaliselt mingisugusest pehmendavast materjalist. Minul on siin näiteks sellised pakkimiskraanulid ja need on siis omakorda siin koti sees. Ma lisan siia ka ühe muna. Nii, muna läheb siia graanulite vahele. Sellest võib mõelda nüüd samamoodi nagu siis kiivrist, mis on meie pea ümber. Panen ka siia peale poole neid pehmendavaid graanuleid. Ning nüüd panen koti kinni. Need graanulid kaitsevad meie pead ja ka seda muna seetõttu, et neid saab kokku vajutada. Ja see kokku vajutamine võtab aega. Nii et see muna, mis on siin koti sees, kui ta maha kukub, ta ei pea jääma hetkega seisma, vaid tal on aega pidurdada ennast läbi nende graanulite kokku surumise. Vaatame, mis munaga juhtub. 3, 2, 1. Nii, ja nüüd vaatame koti sisse. Muna on täiesti terve. Samamoodi kaitseb kiiver meie pead, aga ainult siis, kui ta on õigesti kinnitatud. Kiiver on õigesti peas siis, kui ta ei loksu. Selleks kinnita lõuarihm ning pinguta see nii kõvasti, et kiiver püsiks paigal. Ning kui on see võimalus, reguleeri ka kiivri suurus peale vastavaks. Nagu näeme, kiiver ei loksu. Lähme proovime, kuidas kiiver meie pead kaitseb. Nii, nüüd oleme õues. Proovime järgi, mis meie näidispeaga juhtub, kui kiivrit kukkumisel peas ei ole. 3, 2, 1. Nagu näeme, on pea täiesti sodi. Nüüd aga sama asi, aga kiivriga. Arbuus. Nii, näidispea. Kiivri sisse. Nii, hästi tähtis on kõik kinnitid võimalikult palju kinni keerata. See tähendab ka lõuarihma pingutamist. Nii, ning krõpsud kinni. Nii. Nüüd on meie arbuus ilusti turvaliselt kiivri pähe pannud ning lükkame siit eelmise katkise pea eest ära. Katse number 2, seekord on aga kiiver peas. 3, 2, 1. Käis ainult kõva pauk. No nii, nagu me näeme, siis arbuus on palju paremini ühes tükis kui enne. Siin on küll näha väike mõra, aga nii suure kokkupõrke peale, nagu meil oli, siis see on kõigest sükene väikene kriimustus ning peamine on ikkagi terve. Peale sellist suurt kokkupõrget tuleb kindlasti välja vahetada ka kiiver, sest kiiver kaitseb pead läbi selle, et ta läheb pea asemel katki. Nii et katkist kiivrit ära kunagi kasuta.